R2 jagab ka tänavaauhindu ja R2 toimetuse lemmikuauhinna pälvis Cartoon ja Kristel Aaslaid. Kuidas on tunne, Kristel? Legendaarne küsimus muidugi. Ei, väga tore tunne on, aga samas mul on tunne, et see Cartoon oli ikka põhiosa seal ja tegelikult kui nüüd mõelda, siis on ju ka Kostja ja on Daniel ja kas nendel on veel, jaa, üks tüüp on veel ja ma olen nii rumal, et mul ei tule meelde praegu, aga Cartooni poisid, no nad on nii tublid, no juba just praegu nad on Amsterdamis, sest nendele aastavahetusel pakuti nii-öelda keikad sinna suurele sellisele aastavahetuse festivalile. Kui ma õigesti aru nendest sain, siis nad lähevad Londonisse edasi, kus nendel on ka veel mäng. Nad on täielik komeetmuusika taevas praegu, et nagu ma olen nii uhke nende üle, iga päev mul on selline tunne, nagu ma oleks nende ema, sest mul on kogu aeg selline minu poisid, nii tublid, nii et mul on väga hea meel. Aga ma mõtlen seda, et sa oled teinud suhteliselt, ütleme, sellist nagu raskemat muusikat või sul on ikkagi olnud nagu rock-bändid, kus sa oled laulnud, et kuidas sa nüüd sellist dubstepi / elektrooniliste poistega kokku sattusid? Ma isegi ei tea, kusjuures, aga ei, jaa, see on tegelikult suuresti tänu sellele, et ma tegin seda rock-muusikat ja tänu sellele, et elus on mõned asjad lihtsalt nagu dominoefektiga, et üks asi juhtub ja kõik ülejäänu tuleb järgi riburada pidi ja mul on väga hea meel, sest mulle väga meeldib erinevate muusikastiilidega katsetada ja mul on väga hea meel, et poisid mind kampa võtsid. Seda oli ka näosaates näha, et sul tulid nad väga hästi välja. Jaa, väga tore, mul on väga hea meel, nendega on äärmiselt vahva koostööd teha, nad on väga toredad poisid ja mul jääb üle ainult iga päev universumit ja kosmost ja mida iganes kuskilt, kes seda valvab, ainult tänada. Aga 2015 hakkab lõppema, no ongi põhimõtteliselt kohe läbi. Mis on sellist 2 märgilisemat asja, mis on sinuga juhtunud 2015. aastal? Ongi Cartoon ja issand, ma ei tea, mina iseendaga võib-olla jõudmas kuskile oma peas loodetavasti heasse kohta. Nii et oled teel veel? Olen teel. Mida sa ütleksid oma fännidele ja eestlastele nüüd aasta lõpus? Ma loodan, et uueks aastaks. No esmalt seda, et ma loodan 2015 oli teil kõigil mega äge ja 2016 võiks kõigil tulla rahulik, ilus, ennast avastav ja lihtsalt kõige paremat. No, mis sa siin ikka kiiruga soovid? Parimat. Need on väga head soovid, aitäh, Kristel!